Me oleme siin praegu Tauno Kangro stuudios vanalinnas ja praegu on siin üks väga huvitav näitus väljas. Nimelt üks Läti kunstnik Vladimir Pavlov on välja pannud enda kollektsiooni lilledest ja need lilled on nii võimsa energeetikaga, et siin ruumis viibides on mul juba kergelt selline teisenenud teadvuse seisund. Ja lisaks lilledele on ta väga huvitavalt maalinud lõuenditele õliga sellist graafilist disaini. Tegemist on sellise geomeetriaga, mis seob endas matemaatika, füüsika ja kunsti. Ja need tööd on sellised, et mõnda pilti siin vaadates mul hakkab niimoodi pilt ees sõitma. Seda on raske siin niimoodi kaameraga, videoga edasi anda või kui ma seda lihtsalt pildistaksin, et selleks peaks siia kohale tulema, et tajuda nende piltide energiat. Ja huvitav lugu on selles, et tegemist on siis Läti kunstnikuga, aga omal ajal eelmisel sajandil 70-ndatel ta oli Moskvas ja esitas oma töid seal ja teda taheti selle eest arreteerida, sest et selline geomeetriline kunst tuli keelatud. Ehk et kunstnikuid pandi piltide maalimise eest vangi või hullumajja. Ja mitmed Pavlovi tööd olid ka arreteeritud 4 aastat, neil on isegi siiamaani on sellised numbrid peal stantsitud, et need olid siis konfiskeeritud vara. Ja ta pääses siis, et ta kolis sealt Moskvast tagasi Riiga, muidu oleks ta tõenäoliselt ka kinni pandud. Aga see mees on ülimalt õnnelik inimene ja seda on näha ka nendest piltidest, nendest tulpidest ja nendest lilledest siin, et ta elab väga õnnelikku elu ja see galerii kuraator reetis mulle ka tema saladuse. Et tema õnne saladuseks on tema naine, kes hoiab teda ja hoolitseb ta eest ja võimaldab tal sellist elu, kus ta saab pühenduda kunstile ja teha sellist imelist loomingut. Et vaadake neid töid ja ma soovitan teil tulla siia galeriisse kohale ja ise oma silmaga näha neid imelisi lille, sest need on suured ja värvilised ja täis sellist kirge ja energiat, et see ruum on täitunud sellise mõnusa auraga. Ja see galerii kuraator ütles ka seda, et siin ruumis satuvad väga geniaalsed inimesed, siia tulevad muusikud, teadlased, kunstnikud, lauljad ja hästi puhta energiaga inimesed, kes tulevad siia galeriisse, kuna siin see maja on üle 400 aasta vana ja siin on olnud väga huvitavad omanikud ja ka praegu see kunst hoiab seda energiat väga kõrgena, et siia sellised negatiivse auraga inimesed lihtsalt ei satu. Et siia võib tulla kohvile, võtta küpsist, nautida nende kunstnike tööd, nautida Tauno töid. Siin on ilus Tauno tehtud skulptuur, mis on väga vallatu ka tagantvaates. Ja Tauno on tegelikult üks väheseid kunstnikke üldse, kes lubab oma galeriisse teiste kunstnikute töid. Et siia galeriisse jõuavad sellised tööd, mis on tunnustatud maailma tasemel professionaalsete kunstnikute tööd. Et siia ei satu sellist tänapäeva rämpskultuuri, vaid need kõik, kaasa arvatud seesama Pavlov, paljud tema tööd on Tartu kunstimuuseumis ja see teeb temast maailma tasemel kunstniku. Kui kunstniku tööd on esindatud muuseumis, siis see automaatselt teeb temast juba maailma tasemel kunstniku. Ehk et selline võimalus on siin näha neid töid kuni aprilli alguseni ehk märtsi lõpuni. Tulge astuge läbi siit uuest tänavast vanalinnas, kus on Tauno Kangro ilus ubane stuudio ja galerii. Siin saab ka Tauno endaga kohtuda ja nautida seda kunstiõngu vanas sellises sügava pika ajalooga vanalinna majas.